Tere! Mina olen Paksi ja ma olen pärit ühelt kaugelt planeedilt. Tulin maale selleks, et teiega tuttavaks saada ja teile oma kosmoseseiklustest rääkida. Kas olete valmis tutvuma komeediga? Komeedid on ilusad. Vaadake seda. Selle nimi on Hale-Bopp ning see oli 1990. aastatel maalt nähtav mitu kuud. Mitmed teist polnud siis veel sündinudki. Komeedid muudavad eriti ilusaks nende eredad sabad. Saba muudab komeedi taevas uskumatult ainulaadseks. Mitte ükski teine asi ei näe komeedi moodi välja. Sõidame päikesesüsteemi äärele lähemale. Sealt ongi komeedid pärit. Ma tahaks mõne üles leida ja teda lähemalt näidata. Teid ootavad üllatused. Siin me oleme. Me oleme päikesest väga kaugel. Seepärast on siin nii külm. Jäiselt külm. On raske ette kujutada, kui külm siin on. Kas näete neid asju? Need on nagu määrdunud lumekuulid. Need on komeedid. Me läheneme päikesele ning siin on juba veidi soojem. Vaadake, midagi on komeediga juhtumas. Võite näha mõnda gaasipahvakut ja tolmu välja tulemas. See kõik moodustab ereda pilve, mis komeeti ümbritseb. Seda pilve kutsutakse koomaks, mis tuleb kreekakeelsest sõnast juuksed. Uskumatu! Nii, nüüd oleme päikesele veelgi lähemal. Vaadake, päikesest tulev tuul puhub koomagaasi ja tolmu vastu. Selliselt komeedisabad tekivadki. See on tõsiselt põnev. Vau, see liigub nii kiirelt. Minu loendur ütles, et üle 100 000 kilomeetri tunnis. See on umbes 30 korda kiirem kui kiireim lennuk maal. Enamik komeete, mida me päikesesüsteemis näeme, liiguvad kindlalt ovaalset rada pidi. Mõni neist teeb tiiru ümber päikese ja liigub siis päikesesüsteemi äärele tagasi. Sealt tulevad need üha uuesti ja uuesti tiirule ümber päikese. Mõni lõpetab elu, sööstes otse päikesesse. Ning osad teevad tiiru ümber päikese ega naase kunagi. Nii palju erinevaid radu. Las ma räägin nüüd teile ühe põneva loo komeetidest ja suurepärasest kosmoselaevast nimega Rosetta. Rosetta lugu algas 2004. aastal, kui rakett viis selle maalt kosmosesse. Selle ehitas Euroopa kosmoseagentuur, millele aitasid kaasa paljud kosmosepartnerid üle kogu maailma. Rosetal kulus järgmised 10 aastat, et reisida kosmoses ning jõuda komeedini 67B Tšurjumov-Gerasimenko. Ja teate mis? 2014. aastal jõudis Rosetta kohale. Kui komeet on päikesele lähedal, suudab Rosetta lennata komeedi juurde ning teha pilte, mõõta komeedi suurust ja teha erinevaid eksperimente. Rosetta on päris suur. Kui selle päikesepaneelid on avatud, on Rosetta 7-korruselise maja kõrgune. See kannab ka robotmaandurit Philae, mis suudab komeedile maanduda. Philae on umbes pesumasina suurune. Komeedile maandumine on keeruline. Kui Philael ei oleks harpuune ja kruvisid jalgades, ei suudaks ta pinnale ankrusse jääda. Ta põrkuks komeedilt tagasi kosmosesse. Ükski kosmoseaparaat pole varem lennanud komeedi kõrvale ja sellel maandunud. Seepärast ongi Rosetta nii eriline. Philae robotmaandur suudab puurida komeedi pinnale auke ning ringi uudistada. Rosetta ja Philae proovivad koos mõista, millest komeedid koosnevad. Kogu see info talletatakse Rosetta arvutisse ning võimas raadioantenn saadab selle maal olevatele teadlastele. Miks on komeetide uurimine nii oluline? Sellepärast, et kaua aega tagasi, kui sinu planeet veel noor oli, ammu enne dinosauruseid ja isegi enne taimi, põrkusid maaga kokku mitmed komeedid. Korralik pommitamine, uskuge mind! Minu teadlastest sõbrad maal usuvad, et komeedid sisaldavad vett ja isegi elu põhilisi ehitusblokke, see tähendab materjale ehk molekule, millest loomad ja taimed koosnevad. Rosetta aitab neil avastada, kas ookeanivesi ja eluseemned kanti maale komeetide abiga. Seekord
Jälgisime komeeti ja nägime selle saba tekkimas ja kasvamas. Tutvusime ka suurepärase kosmosemissiooniga. Rosetta on esimene kosmoselaev, mis lendas komeediga kõrvuti ja Philae on esimene, mis sellel maandus. Varsti teame paremini, kas komeedid tõid vee ja aitasid kaasa elutekkele maal. Issand, kui põnev!